Tšauki-mauki! Tinderi osa 2. Aitäh teile tagasiside eest. Ja no, lähme. Sa oled perfektne. Ma arvan, et isegi tissitalune higi ei haise. Kuidas palun? Sa oled nii perfektne. Sul pole isegi kannalõhesid. Mis sul viga on? Unikaalsed komplimendid. Võta heaks. Ja see ongi kõik, mida sa pakkuda suudad. Väikest nokut ka. Hirmus. Sul pehme varas, ma loodan. Sind see küll kuidagi ei puuduta. No nii perfektne sa ka ei ole. Vastus jääb ikka samaks. Tira! Kas sa oled vihm? Sest minu sa tegid küll märjaks. Lol. No on sul midagi paremat vastu panna. Ja by the way, sorry, see super like on veits liiga intens vist. Sõbranna swipe'is siin vahepeal. Mida sa jääd? Tead, pole hullu. Ja võtame copy-paste'i välja. Sa oled perfektne. Ma arvan, et isegi su tissitalune higi ei haise. Shit! See oli päris hea, pean tunnistama. Okei, sa võitsid. Mis sa auhinnaks tahad saada? Türa, keppi tahan saada. Adult kalendrit. Marleeni edition. Uus aasta tulemas ka. Klee, seda annaks korraldada. Aga äkki sa paha poiss olnud ja ei tohiks kinki saada? Ütleme nii, et minu õnneks ei ole jõuluvan olemas. Ma ei saa isegi aru, mis otseselt tähendama peaks. Aga no, hea küll. Et nii paha poiss, et siis ei saaks midagi, jah. Ai, tussu laksu sulle. Ma ei julgenud enam midagi vastata. See oli way too intense. Ja siis ta kirjutas 3 päeva enne, et party hard. Ja siis nagu me näeme, on siin mingi 5 korda kirjutatud, sa oled perfektne ja keegi ei ole vastanud. Kõva. Kuredi litsid raisk. Käi puts. Ja sa oled nii unmature. Immature by the way. You welcome. Dumb bitch. Tissitalune higi ei haise. Ma ei higista isegi. Nii perfektne. Mul ei istu väga siin Tinderis iba ajamine tegelikult. Saame kokku äkki lihtsalt. Mis sa teha tahad? Netflix and chill. No response. Your place or mine. Yours. Ja ma ei vastanud. Karl, mida vittu sa üldse seal Tinderis teed siis? Your place or mine. On sellel vahet, kus sa makarone teed mulle? No, mul ainult mikrokas. Nii et kui häid tahad, siis sinukal. No, tegelikult mul pliit ka, aga ma lihtsalt elan emmega, nii et ma eelistaks nagu tüdruku poole minna. Variant on muidugi osta ka. Ka mõte, jepp. Millal vaba oled? Vahel olen. Näiteks hetkel. Ja ma ei vastanud. Ja ta follow up'ib. Ja ma ikka ju... No mida sa teed? Vahepeal ma arvasin, et ülihea kompliment on tüdrukutelt küsida, et kas nad on catfishid. See oli suht pask, sest nad vastasid lihtsalt kas jah või ei ja siis me olime tagasi alguses. Catfish küsimärk? Minu arust pidigi Tarant peksa saama. Mis sa arvad? Karantiini ajal ma mõtlesin välja uue copy-paste'i ja see töötas suht hästi. And it went a little something like this. Türa rahune maha, Karl, okei. Nad panevad juba mänguväljakuid ka kinni. Lähme kiigume veel viimast korda. Enne kui on liiga hilja. Davai. No response. No jah. Saate ise ka aru, miks ma arvan. Nüüd me oleme chatidega sellesse aastasse jõudnud ja no vaatame siis, kas mul on mingi areng olnud või mitte. Neid on mul kindlasti nagu veits piinlikum näidata, aga pohhui. Ma enne näitasin nagu kõigi pilte ka, aga nagu need olid 3 aasta vanused chatid, keda kotib on ja, aga nagu vähemalt nende inimeste pilte, kellega ma olen kokku saanud, ma ei hakka näitama, see on juba veits nagu invasion of privacy minu jaoks, ma ei tea, see on just kind of a dick move, nii et ma ei hakka neid näitama. Anyways, Kertu chat. Ma usun, et sa oled nii perfektne, et isegi su tissitalune higi lõhnab hästi. Jep, see on normaalne, mis sa just ütlesid. Minu arust päris naljakas, ei vä? Ma isegi panin smiley igaks juhuks. Vähemalt mitte klassik, kuidas läheb, millele keegi vastata ei viitsi. Väga õige, said aru. Täpselt see mu suund ongi. Aga nagu, mis sa arvad, kui me murraks mänguväljakule sisse ja kiiguks veel viimast korda? Ma arvan, et see oleks mu unistus, aga vahele ei tohi jääda. Suured unistused ei, kindlalt ei tohi. Sellepärast ma käingi öösiti ainult. Vähem mente, mis sa arvad? Nii et sul plaan paigas, jah? Muidugi, Exceli tabelit ja nii edasi tehtud. Normaalne, millist parki härra silmas peab? Valikuid on palju, oleneb kus sa elad. Selle järgi saame kõige optimaalsema pargi valida. No, tegelikult põhimõtteliselt nii ongi. Kesklinnas, Vabaduse väljaku lähedal. Davai, no sel juhul Hirve park oleks idekas. Seal ei saa kiikuda, aga see on okei. Ai, tegelikult ka, nad on need ära võtnud. Kunagi kindlalt oli, nagu need eksisteerivad, sa pead mingi laseri kaasa võtma või no tegelikult tangid, ma ei tea isegi.
sest neil aed ümber ehitatud või? Haha. Tead, seda plastikust paela asja. Need on nipukad, mis nagu saab lukku tõmmata. Kidnapperid seovad sellega käsi ja nii edasi. Ehituses kasutatakse. See on see, kui sa tead kõike millestki, aga lihtsalt nime ei tea. Selle asjaga on need kiiged seal postide küljes. Davai. See megalebo isegi kääridega läbi lõigata, Imo. Mehe käega võib-olla küll, jah. Täiesti tehtav. Okei, ma usun sind. Ma olen teemas isegi. No shit, et ma olen teemas. Ma olin selle chati algusest juba teemas. Davai vä. Ma võin mingi poolekaga kohal olla. Seda on valus kirjutada ja lugeda. See on süke Desperados OÜ, aga persse, vaadake edasi, asi toimib. Oot, how about homme? Samal ajal. Oleks nice, aga ma lähen homme Pärnusse paariks nädalaks jälle. Oh no! Kahju, jah. Muidu eladki Pärnus. Aga me sõpradega, seda ma ei loe ette. Tira küll. Ei! Oh my god, ma pean kõike. See kõlab juba nii halvasti. Miks? No, ma loen selle ette, ma ei tea, kas ma selle sisse panen tere. Aga me sõpradega ühes suures praegu Pärnus, kuni see koroona hooaeg üle läheb. Teeme ära, kui tihti sa ikka südaöösel suvaka tüübiga kiikuma lähed. Väga aja müügimees oled, Karl. No davai, lähme kiikuma. Mida vittu? Kell on 00:21. Hästi paned, Karl. Davai, mul üks üllatus ka siis. To be honest, üllatus oli päris bänger. Mul oli lihtsalt kodus üks rabarbara. Mul olid pokaalid ka. Ma panin kotti need mõlemad ja läksin kiikuma. Mis siis on? Romance isn't dead? Täitsa putsi. Nii palju piinlikum on siukest asja. See juhtus eile põhimõtteliselt. Täitsa. Kaua sul läheks umbes? Ma saan 15-ga. Okei, no mul läheb kindlalt rohkem. Soeng vaja teha ja nii edasi. Probabli oligi, jah? Eks ikka, jah? Ei, tegelikult ma kirjutan 15 minti ette, siis ma tulen otse voodist, sorry. Tal oli full make ja juuksed sirgendatud. Vittu sa ajad. Pole hullu. Davaiks, ma 15 pärast seal. Veits varem isegi. Davai. Kohal. Yes. Noh, saime kokku. Rääkisime juttu. Suht nice oli. On ju, panime lõpuks natukene seda tativärki ka, on ju. Ja siis pärast ütles mulle, et ta on 17, et 14 pluss. Ma ei küsi vanust. Ma saan aru, kui ma ütlen siuksed asju, et siis panime tatti ka, ja siis nagu haige fuckboy olen, on ju, aga nagu ei ole. Ma lihtsalt teen seda sellepärast, et see video oleks autentne, ma ei ürita siin mingi bragida või mida vittu, ma võin valetada ka tegelikult, kus te putsi üldse teate, on ju. Ma olen nõus siin kaamera eest praegu higistama ja endale piinlikkust tundma lihtsalt sellepärast, et te saaksite naerda, on ju, et noh, palun, võtke heaks. Ma usun, et sa oled nii perfektne, et isegi su tissitalune higi lõhnab hästi. Väga spetsiifiline, aga tänud komplimendi eest. Kuule, aga mis sa arvad, kui murraks mänguväljakule sisse ja kiiguks veel viimast korda enne, kui on liiga hilja? Kas sul on trahviraha maksta? On, aga vahele ei tohi jääda niikuinii. Trahv, kusjuures oli kuni 1200 eurot. Ma tean kohti, kuhu ei pea sisse murdma isegi. Nagu näiteks kus? Jõe ääres, Pilli tänava juures. Pole kuulnud. Naad ka ei ole, sellepärast lahti ongi. Millal mineks siis? Pigem valges või pimedas? Pimedas parem vist. Ma usun ka. 8 näiteks. Täna vaja õppida. Mingi muu aeg parem. Homme küsimärk. Karantiin on ju. Kahekesi võib ikka kokku saada ju. 2 meetrit peab vahe olema. Seda ma olen nõus rikkuma juba. Mu kuri isa ei luba rikkuda seda. Tere vana sa olid. 20. Millest me räägime? Siis on cancel ju. Sul niikuinii naisi jalaga segada. Ei juhtu sul midagi, kui natuke ootama pead. Sa oled eriline ju. Ja siis võid oodata. Küll millalgi saad koos minuga mänguväljakule minna. Sa oled eriline ju. Väga hea, Karl, väga hea. Mis mõttes naisi jalaga segada? Tere oleks siis vaid. Ei ole. Tulge, kirjutage, lähme, tere, mida vittu? Ma ei kirjutaks sulle nii palju, tere, kui mul oleks jalaga segada. Mida vittu sa ajad, tere? Minge kõik putsi, tere. Nüüdseks on mul kujunenud välja nagu uus approach, mis viis. Teeks midagi
ägedat mõni päev. Ja ongi kõik. Teeks midagi ägedat mõni päev. Näiteks mida? Vesipiip. Idee on hea, aga mul hakkab 2 muffist juba paha ja pea ringi käima. Kui ilm kannatab, siis võib jalutada ka. Jaa, see ka asjalik mõte. Bam! Purgis. Kuule, teeme midagi ägedat mõni päev. Deal. Mida? Kust ma need aastad olen olnud? Miks ma olen võimelnud üldse? Sa ei saa kirjutada ühe sõnumi. Teeks midagi ägedat mõni päev. No davai, võib. Jälle. Tahad midagi ägedat teha või? Kell 4:30 hommikul. Let's go! No mis oleks mingi äge tegevus? Lähme mu koeraga jalutama. Näita oma koera. Ära rääkisid. Banger! Üks mu sõber, kes on suhtes, tahtis ka natukene nagu vürtsi oma elule ja siis ta läks lihtsalt minu Tinderisse, hakkas tšikkidega rääkima ja no vaatame. Vadap! Ma lähen rattaga sõitma. Oi, aga ma tulen ka äkki. Üksi oldud küll, teeme nüüd koos pulli. Tuled Tallinnasse siis jah? No menime Pärnus siis. Kurat! Sõidame üksteisele vastu äkki. Davai! Sul Insta on? On. Nii. Reispass, sul, ma jäin su Instagrami videosi vaatama, aga nu hakkasin followma. Fänn küsimärk, nüüd olen jah, varem nagu polnudki sinust kuulnud. No shit, ma ei olnud siis isegi TikTok'i veel teinud, ja veid Karl. Võin sulle vabalt uue fännina tasuta meet and greet'i teha. Vau, nii tore. Sul Snap on ka muidu. Ma järka nädal Tallinnas, lähme koos ratastega sõitma. Snapchat samamoodi @reispass. Lisa kindlalt. Appi, sa tundud nii naljakas ja tore inimene. Mul läks tuju kohe paremaks. Ma suhtlen fännidega mega armsalt ja nad mu pere ikkagist. Mul läks tuju kohe paremaks, kui su neid Instagrami videosi vaatasin. On su pere suur siis jah? Alati võiks rohkem olla, aga armastan neid kõiki. Eriti kui veel sinusugused fännid. Sinusugused. Jah, tõesti, kui sa oled ilus, siis sa kindlasti meeldid mulle rohkem. No hea küll, minusugune fänn läheb nüüd rattaga sõitma. Šauki, aga see ei saa ju nii täna lõppeda. No kui ma tagasi jõuan, eks ma siis kirjutan. Änksa, jään ootama siis. Teeb nii, sul võiks see rattakumm nüüd tühjaks saada. Ja siis nad läksid Snapchati edasi rääkima, aga mu sõber kuidagi hankis mulle teidi. Ja siis ma läksingi pärast sinna teidile. Suht nice oli, aga mul hakkas igav. Me ei seksinud ka, siis hakkas veel igavam ja siis ma ei viitsinud enam üldse.